Endisaegse Eesti elamus isustus. Loomad elast lautas, inimest elast rehetoas. Korsnast pole veel olnud. Nõnda kohe, kui tuli alla tehte, suits tuli sisse. Uks veedi lahti, kas see olnud talve või olnud see sui, ekk oli ühtemoodi. Suits oli sees. Lapsed olid saupärande peal, kenel titt oli, pandi korviga ahju peale ülesse. See oli rehetoa moodi. Kui reht peksti, inimest olid hoonede sees, olid aites. Sügise, kui rehi oli valmis, siis inimest läks tuba. See oli meil sedamoodi ja teistel oli niisama ka. Käikedel oli ühtemoodi. Kui pole tahet tuld tuba tehje, tehte paargus. Paargus sai keedet rokke ja pesu pestud. Laud katus on peel ja palk seinad. Ja ühes kohas on kivimüüre, kus keededeks. Paargul pole korsnast peel. Katus on nii arve, et suits läheb laute vahelt välja. Laud katus on peel. Ega see enne pole söönud õlgkatust tehja. See oleks põlema hakkanud. Sii mede mäki peel oli paargu. Suitsutoa taga oli kamber ka. Peremees ja perenaine magast seal sees. Lapsed magast suitsutoas. Kambrs oli voode. Laud oli akne all ja tool ja riided olid seina peal naelda otses. Aitas olid kerstud, kus ne uuemad riided olid siis. Saupärand oli, laud pärandad pole mette kusagil nähki olnud. Rehetoas oli suur pitk söömalaud. Üks 3 süld oli pitk. 3-14 inimest, et ne sööma mahtust. Puuvand olid ja puukoostad olid. Ühest vaarnast sõid. Mette pole seda vis olnud nagu nüüd. Ega ühelt olnud rääknina all.